Kell on 11 ja usun, et võime alustada. Tere, mina olen Tatjana Koor ja täna koos Marge Veerannaga räägime lähemalt rahvusvaheliste konverentside voorust, mis siis sai alguse 5. jaanuaril, ehk see avati 5. jaanuaril ja toetusvoor on avatud kuni 9. veebruarini kella 4-ni. Ja tänase infoseminari raames räägime nii taustast, erinevatest tehnilistest nõuetest, aga ka hindamisest. Ja loodetavasti infoseminar aitab teil paremini mõista meetme eesmärke, sisutegevusi, nõudeid, valikumetoodikad ja vastata teie poolt tekkinud küsimustele. Kui teil tekivad küsimused, siis palume need esitada vestlusaknasse ja me jooksvalt siis seminari ajal püüame teie küsimustele vastata. Aga kui mõni küsimus jääb siiski vastuseta, siis kindlasti või siis tulevikus tekivad täiendavad küsimused, siis kindlasti saate meiega ühendust võtta ka edaspidi. Marge, palun pane järgmine slaid. Lisame selle ka veel, et me salvestame seda, Just. ja salvestus läheb üles siis meie veebilehele koos slaididega. Ehk miks siis konverentse toetame? Konverentside meetme eesmärk on siis esiteks tõsta Eesti kui konverentside toimumismaa tuntust välisturgudel ja lisaks sellele ka tuua Eestisse maksujõulist klienti rohkem. Ja konverentside tugevus on kindlasti see, et valdav osa nendest toimuvad väljaspoolt siis suve ehk siis madalhooajal ja seetõttu ka konverentsid aitavad vähendada hooajalisust. Ja lisaks sellele, nagu ma eelnevalt juba ütlesin, on meetme eesmärk siis tuua Eestisse rohkem maksujõulist klienti ja konverentsi klient on kindlasti see, kes kulutab üsna palju. Et ka 2024. aasta uuring näitas, et konverentsi külastaja kulutab reisi kohta üle 1000 euro, mis võrreldes puhkusereisil olijaga on palju kõrgem. Täiendavalt, mis nagu konverentside puhul hea on see, et konverentsil osalejad sageli tulevad juba Eestisse varem või siis jäävad peale konverentsi veel mõneks päevaks sihtkohta ja seeläbi aitavad ka luua täiendavaid ööbimisi ja seeläbi ka majanduslikku tulu nii piirkonnale tervikult kui ka eraettevõtetele, kelle teenuseid nad kasutavad. Ja siin kindlasti on ka konverentsi korraldajatel väga suur panus, ehk siis läbi erinevate soovituste või pre- ja posttuuride pakkumisse, mis aitab siis inimeste või potentsiaalsetel osalejatel mõista paremini erinevaid võimalusi piirkonnas ja tekitada ka huvi siia jäämise vastu. Marge, palun järgmine slaid. Konverentside toetus on siis üks osa suuremast meetmest, milleks on spordi- ja kultuurisündmuste ning konverentside toetusmeede. Ja sarnaselt siis spordi- ja kultuurisündmuste toetusele on ka konverentside toetuse meetme üheks eesmärgiks siis panus Eesti 2035, aga ka TAIE ja turismi pika vaate eesmärkide saavutamisse. Ehk siis kõik toetused, mis me selle meetme raames välja anname, peavad tooma Eestisse väliskülastajaid ja lisaks sellele täiendavaid ööbimiste arvu ja ka tuntust rahvusvahelisel turul. On järgmine slaid. Ja selle meetme raames me siis toetame konverentse, mis on siis rahvusvahelisel turul huvi pakkuvad, ehk siis väliskülastajad, delegaadid on huvitatud sellest osalema. Konverents kindlasti peab toimuma Eestis ja kui konverents toimub Tallinnas, siis seal peab osalema vähemalt 200 välisdelegaati ja need konverentsid, mis toimuvad väljaspool Tallinna, seal siis peab olema vähemalt 100 väliskülastajat konverentsil. Ja väliskülastajate hulka me loeme nii välismaalt tulnud konverentsil osalejaid
kõnelejaid, aga tegelikult ka kaaslasi, kui on nende osalus tõendatav. Ehk siis oluline on siinkohal ära märkida, et just Tallinnas on 200 välisosalejat vähemalt ja väljaspool Tallinnat siis 100, need on need miinimumid. Muidugi, mida rohkem väliskülastajaid konverents toob ja mida kauem konverents kestab, ehk mida kauem need külastajad ka siin Eestis viibivad, seda hindamisel on parem. Lisaks sellele peab sündmus või konverents toimuma vähemalt 2 järjestikusel päeval, et see on jällegi miinimum ja järgima ka kestliku korralduse põhimõtteid, ehk siis pakkuma nii ligipääsetavaid võrdse kohtlemise kui ka ei kahjusta oluliselt põhimõtteid toetavaid lahendusi, et konverentsidel saaks osaleda siis erinevad huvilised. Ja kui me räägime ligipääsetavusest, siis kindlasti me ei mõtle siin ainult näiteks liikumis- või nägemispuudega külastajaid, vaid me mõtleme ka eristuvate vajadustega külastajaid, on need eakamad inimesed, kelle nägemis võib-olla võime ei ole enam nii hea, või siis on need välismaalased, kes eesti keelest aru ei saa, ehk siis jällegi nad eeldavad täiendavaid lahendusi, kas või info jagamisel või siis koha peal nende suunamisel. Et kindlasti siinkohal tasub mõelda mitte ainult puudega külastajate peale, jah, muidugi konverentsidel ka kindlasti võtavad osa inimesed, kes võivad olla ratastoolis või vaegkuuljad, aga tegelikult on ligipääsetavus oluliselt laiem teema ja siin tasub nagu mõelda erinevate osapoolte peale. Lisaks sellele on oluline, et te turundate konverentsi vähemalt 2 välisturul. Arvestades konverentside loomust, siis tõenäoliselt ei jagata infot konverentsi kohta oluliselt rohkematel turgudel, aga siis need turud, kus te teete sihipäraseid tegevusi, turunduse vaates just ja rohkem, et need kindlasti on need, mida tasub välja tuua koos konkreetsete tegevustega. Ehk siis mõelda läbi, kus ja kuidas ja kellele te turundust teete. Lisaks sellele peate turundustegevuste raames jagama infot ka sihtkoha, ehk siis see koht, kus konverents toimub, aga miks mitte ka Eesti kui sihtkoha erinevate turismivõimaluste kohta ja viitama ka visitestonia.com veebilehele. Ja seda siis eelkõige selleks, et need külastajad, kes teie konverentsile jõuavad, teaksid Eestist ja konkreetsest toimumiskohast nii palju, et neil oleks huvi jääda siia pikemaks. Marke, annan sõna sulle üle. Tere ka minu poolt, et mina jätkan siis toetuse taotlemise tingimuste tutvustamisega, e-toetuskeskkonna tutvustamisega. Ja esmalt ütleks seda, et kuna väga palju on siin korduvtaotlejaid, ma vaatasin osavõtjate nimekirja, et siis iseenesest on tingimused täpselt samad, nagu nad on varem olnud, et määrust ei ole muudetud. Mida oleme natukene püüdnud võib-olla lihtsustada, on jällegi taotlusvormid ja ka lisavormid. Väga palju muidugi ei saagi lihtsustada, sest et kuna hindamiskriteeriumitest on ka väga palju nüansse, mida meil on vaja täpselt teada, et taotlusvorm ja lisadokumendid ongi see koht, kus me selle info kätte saame. Seetõttu, et natukene on vormid võib-olla lihtsamaks läinud, aga põhimõtteliselt ikkagi kogu info, mis on vajalik, me peame kätte saama. Nii et kui nüüd taotlust hakata ette valmistama, siis ikkagi kodulehelt tuleks võtta uued vormid kõik. Aga jah, kes saavad taotleda? Taotleda saavad Eestis registreeritud juriidilised isikud, nii ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, samuti Eesti riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksusasutused. Ja samad nõuded kehtivad ka partnerile. Et näiteks kui siin ülikoolid soovivad võib-olla kaasata välispartnerid, siis see kahjuks ei ole võimalik, sest et ta peab olema ikkagi Eestis registreeritud partner. Samas partneriks saab ta ikkagi olla, lihtsalt ta siis tuleb kajastada taotlusvormi teksti sees, et ta ei saa olla nagu see taotleja, kes teeb projektis kulusid ja kes tasub arveid. Nõuded taotlejatele kehtivad ka partneritele
ja need on kindlad nõuded, mis peavad olema täidetud taotluse esitamise hetkeks. Et siis ei ole ka muutunud, et ikkagi peavad olema täidetud siis Eesti seadusandlusest tulenevalt maksudeklaratsioonide esitamise kohustus, samuti majandusaasta aruande esitamise kohustus, see siis sellisel juhul, mis on nagu, mille tähtaeg on saabunud. Et soovitan üle vaadata need kohustuslikud punktid, et taotluse esitamise hetkeks oleks sellega korras. Samuti, kui on juhuslikult tekkinud maksu- ja maksevõlg, siis see ei tohi olla suurem kui 100 eurot või on selle tasumine ajatatud ja siis peab olema ka tasutud vastavalt ajagraafikule. Ja taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimist, sundlõpetamise, pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust. Nii, millised on need tegevused, mille peale toetust saab taotleda? Need ei ole ka muutunud, et jätkuvalt on meil suur prioriteet on välisturundustegevused ja toetatakse just välisriikides tehtavaid tegevusi. Et tegevuse eesmärk, turundustegevuse eesmärk peaks siis kaasa tooma selle, et reklaamides konverentsi välissihtriikides laieneks konverentsi nähtavus, et oleks sihtrühmades piisav huvi ja selle läbi saavutate siis suurem osalejate arvu. Ja kavandatud turundustegevused peaks siis lähtuma teie turundusplaanist, mis tuleb ka taotlusele lisada. Et abikõlblikud on konverentsi turundustegevuste ettevalmistamine ja siis sellega seotud läbiviimise kulud, nagu näiteks reklaamtekstide koostamine, tõlkimine, kujundamine ja samuti ka turundustöötaja personalikulu. Ehk see on siis ainus kulu, mis on nagu lubatud toetuse taotleja palgakuluna projekti abikõlbliku eelarvesse lisada. Siin raames ei toetata reklaampinna ostukulu ja kui on abikõlblik on turundustöötaja palgakulu, siis tuleks jälgida, et seal sees ei oleks müügitööd, sest müügitöötaja töötasu ei ole abikõlblik. Et see tuleb Euroopa Liidu keelust, et seda ei ole võimalik kuidagi siin abikõlblikuks lugeda. Abikõlblik on välisriikides toimuvatel üritustel konverentsi turundamisega seotud kulud, sinna sõitmine, majutus, osalustasud, ruumide rent. Abikõlblik on ka konverentsi võõrkeelse veebilehe loomine, aga siin tuleb siis jälgida, et abikõlblik ei ole selle veebilehe arenduskulu, et ehk siis täiesti nullist enda konverentsi jaoks sellise platvormi loomine. Kui te kasutate näiteks WordPressi, et sinna peale info lisamine, et see on abikõlblik. Ja kõik siis, mis on seotud visitestonia.com teavitusega ja Eesti turunduskontseptsiooni elementide kasutamisega, need kulud on ka abikõlblikud, et kuna jällegi see on suur prioriteet just nimelt sellest toetuse eesmärgidest lähtuvalt, nagu Tatjana rääkis, siis et oleks ka laiem info Eesti kohta teada, siis need kulud saate kõik projekti eelarvesse lisada. Kuid ei saa lisada siia siis Eesti-siseseid turundustegevusi. Ja kui on tegemist personalikuluga, siis turundustöötaja personalikuluga, et eelarvesse ei saa lisada puhkusetasusid, preemiaid, päevarahasid. Ja toetus saab taotleda välisriikidest saabuvate korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskuludeks. Korraldamisega seotud isikud on näiteks esinejad, sealhulgas ka moderaatorid või ettekannetega esinevad teadlased ja spetsialistid. Ja see peaks tulenema ka programmist, et eriti kui on tegemist siis teadlastega, kes hakkavad esinema, et see peaks olema kokkuviidav konverentsiprogrammiga. Et kui nimeliselt ei ole veel teada, siis ikkagi see nii-öelda riik või ülikool, kus te soovite esinejat leida, see peaks juba programmis kajastuma. Samuti saab toetust taotleda välisriikide ajakirjanike kuludeks. Et toetuse saamiseks peavad ajakirjanikud olema konverentsi korraldajate kutsutud ja eesmärgiga siis, et nad teeksid artikleid välismeediates teie konverentsi kohta. Ja ka siin me jälgime seda, et need kutsutud ajakirjanikud oleksid kooskõlas konverentsi meediaplaaniga ja selles toodud väljaannetega.
Toetust ei saa taotleda konverentsi delegaatidega osavõtjate, kes ei ole esinejad ega korraldajad nende kulude katteks, ehk siis konverentsi delegaatide nii-öelda kuulajate jaoks tuleks leida siis teised allikad või nad peaksid ise oma kulud katma. Ja abikõlblikud ei ole isikliku auto kasutamise kulud, välja arvatud liikumispuudega inimese vastava tõendi olemasolule, et seda siis sellisel juhul see tõend tuleb lisada ka taotlusele. Toetust saab veel konverentsi korraldamise ja teenindamiseks seotud kulude katteks, nagu näiteks ajaliku tehnika ja varustuse, ruumide ja maa-ala rendikulud, parkimiskorralduse teenuskulud ja oluline on tähelepanu pöörata ligipääsetavuse teemadele, et siis sellega seotud kulud on ka kõik abikõlblikud. Korralduskulud alla loetakse ka esinejate tasud, et kui teil on plaanis kutsuda ja projekti eelarves kajastada siis välisesineja transpordi ja majutuskulud, siis sellega seotud esineja töötasu tuleb kajastada konverentsi korralduskulude kulureal, vabandust. Ja soovitame kindlasti kaasata ka heli- või videosalvestuse loomise ja töötlemise kulud või teenuspakkujad, sest teil on pärast kohustus esitada meile konverentsiga seotud 5–10 esinduslikke kvaliteetset fotot. Et sellega tasub siis ka eelarve koostamisel juba arvestada. Ei toetata toitlustuskulusid ja kohapeal jaotatavate materjalide kulusid. Lisaks saab toetust tele- ja veebiülekannetega seotud kuludele. Ja see kululiik on ennekõike soovitatav just nagu rahvusvaheliste võistluste korraldajatele, et konverentside puhul võib selline hübriidkonverentsi korraldamine või ülekande pakkumine vähendada välisdelegaatide osalemist koha peal, mis kokkuvõttes teeb teil karuteene, et teil on keeruline võib-olla seda lävendit saavutada, aga abikõlblikud need kulud siiski on. Abikõlblik on konverentsi külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud tegevustega seotud kulud. Ja samuti teavitamisnõuete täitmisega seotud kulud. Just siis siin on mõeldud struktuurifondidest toetuse saamisega seotud plakatite kujundamise ja tootmise kulud. Ning ka konverentsi kodulehele nõutava teabe, sealhulgas logo lisamise kulud. Ja kokkuvõttes slaided, millisteks kuludeks toetust ei saa, et paljud ma siin juba mainisin ära abikõlblike kuludest rääkides. Et lisaks võib-olla siis tooks välja veel, et külaliste vastuvõtuga seotud kulud ei ole abikõlblikud ning ka erinevad siis kingitused, suveniirid, pangagarantiid, projekti üldkulud, erisoodustustasude maksmine ja käibemaks. Käibemaks saab olla abikõlblik, kui teil puudub õigus seda riigilt tagasi küsida. Aga üldjuhul käibemaks ei ole abikõlblik. Toetus, mida saab taotleda, peab jääma vahemikku 15 000 kuni 30 000 eurot. Ja toetus võib katta maksimaalselt 70% projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest. Et taotlemisel peate arvestama siis, et 30% tuleb abikõlblikest kuludest. Ja alla 15 000 eurose toetuse summaga projektil ei saa toetust taotleda. Nii et maksimaalne abikõlblik projekti summa peaks olema 21 500 eurot, milles siis toetus moodustab 70% ehk 15 000 eurot. Maksimaalse toetuse taotlemiseks peaks kogumaksumus olema vähemalt 43 000 eurot. Ja ülejäänud tegevused ja mitteabikõlblikud kulud tuleb kajastada konverentsi kogu eelarve failis. Et neid soovitame projekti eelarvesse mitte kirjutada, sest esiteks te peate kõiki kulusid ju tõendama ja ei ole mõtet seda projekti abikõlbliku maksumust suuremana näidata kui vajalik. Ja oluline on jälgida, et oma finantseeringuna ei tohi kasutada teisi riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide või ka muude välisfondide tagastamatuid toetusi. Selle nõude täitmist kinnitate taotlusvormil. Sobivateks allikateks saab olla konverentsi registreerimistasud, mis laekuvad osavõtjatelt, taotleja enda omavahendid või vajadusega pangalaen.
Toetust anname vähese tähtsuse abina, lühendatult siis VTA, ja see on üks riigiabi liike vastavalt Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadele. Ja sellega kaasneb nõue, et viimase 3 aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud VTA-d rohkem kui 300 000 eurot. Ja siin tuleks jälgida ka seda, et VTA-d arvestatakse kokku seotud ettevõtete lõikes. See tähendab, et üheks ettevõtjaks loetakse kõik seotud ettevõtted, mille osalus on üle 50%. Samuti need ettevõtted, kus eraisikutel on üle 50% osalus. Ja ettevõtete jääki saate kontrollida siis Rahandusministeeriumi veebilehelt, et siin on ka see aktiivne link, et kui slaidid üles lähevad, siis saate sealt selle välja otsida. Projekti tegevuste maksimaalne elluviimise aeg on 24 kuud ja projekti perioodi määrati ise vastavalt konverentsi korraldamise ajakavale ja projekti tegevustele. Et perioodi alguseks, kõige varasemaks alguseks saab siis olla taotluse esitamise kuupäev, kuid saate siis määrata ka hilisema kuupäeva, sõltuvalt siis sellest, kumb teile paremini sobib. Näiteks kui konverents toimub 2 aasta pärast, siis saategi määrata hilisem alguskuupäeva, et oleks tagatud see, et kõik projekti abikõlblikud tegevused jääksid projekti perioodi. Ja seejuures on veel üks oluline tingimus, et taotlus tuleb esitada vähemalt 4 kuud enne konverentsi toimumist. Et näiteks 2. juunil toimuva konverentsi kohta peaks taotlus olema esitatud hiljemalt 1. veebruaril. See nõue on seotud selleks, et teil oleks info selle kohta, et te saate arvestada konverentsi korraldamise toetusega ja meil oleks piisavalt aega taotluse hindamiseks ja otsuste tegemiseks. Taotluste vastuvõtmine on juba avatud. Esmaspäeval kell 9 saite hakata juba taotlust esitama, ette valmistama ja sulgemine on siis 9. veebruaril kell 16:00. Peale seda tähtaega esitatud taotlusi menetlusse ei võta, et kuigi süsteem lubab teil taotlus ära esitada, siis ikkagi see ei ole nõuetele vastav ja menetlusse seda ei võeta. Ja soovitan taotluse esitamist mitte jätta viimastele päevadele, kuna taotlusvorm on siiski mahukas ja lisaks tuleb ka taotlusvormile kohustuslikud dokumendid ette valmistada ning need lisada koos taotlusega. Et kui mingi lisadokument on esitamata, siis taotluse esitamine ei õnnestu tehniliselt. Taotluste esitamise järjekord ei ole oluline. Kõik vastavaks tunnistatud taotlused lähevad hindamisele ja selle tulemusena tekib pingerivi. Ja rahastuse saavad pingeria põhjal need taotlused, mis mahuvad taotlusvõrra eelarvesse. Antud vooru eelarve maht on 400 000 eurot, nii et kuskil 14-15 toetuse saajat võiks seekord olla. Eks sõltub ka, kui palju on maksimaalse toetuse küsijaid. Taotlusvorm täidetakse ja esitatakse e-toetuse keskkonnas, et jällegi siin on mul selline aktiivne link pandud, et kui slaidid üles lähevad, saate siit klikata sellele. Samas see link on meil ka kodulehel olemas taotluse esitamise sektsioonis. Ja seal on olemas ka videojuhis, kes esmakordselt teeb taotlust, et soovitan kindlasti videojuhist ka vaadata, et see ei ole pikk ja annab häid näpunäiteid, et läheks kergemalt teil ettevalmistamine. Taotluse dokumendid, mis siis tuleb ette valmistada lisaks taotlusvormi täitmisele, on konverentsi programm, turundus- ja meediaplaan EISI-vormil ning projekti eelarve, konverentsi kogu eelarve ja riskianalüüs ka taas meie EISI-vormil. Siin on mul nüüd otse link sellele kohale, kus siis tulevadki kohe need vormid meie kodulehel. Ja kõikidele vormidele on lisatud selgitused, mis aitavad teil neid korrektselt koostada ja vajalike andmetega täita. Seal blokis on olemas üleval ka taotlusvormi näidisvorm koos kõikide abiinfodega. Et soovitan selle ka võib-olla lahti võtta, et eelnevalt ette valmistada, kui hakkate taotlusvormis siis e-toetuskeskkonnas täitma. Üks hetk, kuhu ma jäin. Et projekti eelarve ja konverentsi kogu eelarve vorm koosneb 3 eraldi lehest, et varem meil oli 4 lehte, nüüd me oleme sealt välja võtnud ajakava lehe, et seda ajakava me soovime rohkem taotlusvormil siis, et avata. Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid on väga olulised, kuna tegemist on kindlasummalise maksega, mis tähendab, et eelarve kontroll
on väga põhjalik, et me ikkagi peame aru saama, kust need numbrid on eelarvesse saadud ja kuidas need tõendatud on, et me peame hindama ju nende vastavust tegelikele hindadele, et oleks optimaalne ja põhjendatud eelarve. Ja juurde tuleb lisada ka projektimeeskonna eluloo-kirjeldused. Ma ütleks juurde veel selle, et konverentsi kogu eelarve on teisel lehel seal projekti eelarve failis ja sinna tuleks panna siis kõik projektiga seotud kulud. Et kui me abikõlblike kulude osa soovitaksime hoida siis nii-öelda selle toetuse piirides, et maksimaalne toetus kätte saada, siis ülejäänud kulud võiks olla kajastatud kõik kogu eelarve lehel ja see võib ületada 200 000 eurot. Et kui nüüd vaadata, siis projekti eelarve lehel on meil see 200 euro piirang, koos käibemaksuga ei tohi see ületada 200 eurot, aga kogu eelarve võib minna üle 200 000 euro koos käibemaksuga. Ja hinnakalkulatsioonid selleks võivad olla võetud ka uued hinnapakkumised, samas ei pea seda tegema, võib võtta, kui teil on analoogses mahus konverentsi eelnevalt korraldatud, siis te saate kasutada ka sealseid arveid, hinnapakkumisi. Kui lisate arve sisse ja arve on väga lakooniline, siis me kindlasti tahame näha ka, et millest see arve täpsemalt kujuneb. Et sellisel juhul võiks olla juures ka lähteülesanne. Ka sobivad ka erinevad ekraanipildid, näiteks siin, kui on tegemist transpordikuludega, et võtate ekraanipildi ja lisate selle, et selle pealt saab ära tõendada ka, kuidas on siis transpordikulude maksumus saadud. Neid variante on tegelikult mitmeid, et kuidas just teile sobib ja kuidas võimalik on. Sõltuvalt projektist või taotleja juriidilisest vormist tuleb taotlusega esitada mõned täiendavad dokumendid. Kui projekti tegevusi viib ellu ka partner, tuleb taotluse lisada partneri kinnituskiri ja selleks on ka meil ette antud oma vorm. Et partner on siis antud juhul see juriidiline isik, kes jagab taotlejaga projekti abikõlblike kulude tasumise kohustust. Et sellisel juhul tuleb see ka eelarve vormi selgelt märkida, millise kulutab partner ja millise taotleja. Taotlusel tuleb lisada taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumi aruanne seisuga, mis vastab taotluse esitamisel eelnenud kvartali lõpule. Kui tegemist on riigiasutusega, KOV-iga või muu avalik-õigusliku juriidilise isikuga, siis nemad neid dokumente esitama ei pea. Kui taotleja või partner on mittetulundusühing, tuleb lisada mittetulundusühingu liikmete nimekiri. Sihtasutuse puhul ootame nimekirja isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid. Kui taotleja on riigihanke kohuslane, siis tuleb lisada projekti hankeplaan. Kui partner on riigihanke kohuslane, siis tuleb samuti esitada hankeplaan. Volitatud isiku puhul tuleb esitada volitus ja kui tegemist on kontserniga, siis on EIS-i kodulehel kontserni liikmete skeem. Samas see puudutab rohkem selliseid kontserne, kus on välisettevõtted kaasatud. Et kui on Eesti-sisene kontsern, siis selle me saame ise tuvastada äriregistrist ja teil ei ole eraldi vaja hakata seda lisadokumenti täitma ja lisada. Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuuritoetuste e-keskkonnas. Selleks saab sisse logida ka Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardiga. Ja taotlusvormi avamiseks tuleb vajutada avalehel paremal üleval oleval rohelisele kastikesele alusta uut taotlust. Seejärel peate valima õige vooru, milleks on siis rahvusvaheliste konverentside toetus 2026 ja sisestada projekti nimi. Projekti nime saate ka hiljem muuta. Taotleja tüüp tekib automaatselt. See on juriidiline isik. Taotlusvorm koosneb 10 lehest ja nende vahel saate taotlusvormi täitmisel vabalt liikuda. Samas kõik need lehed teevad omavahel tehnilist ja sisulist kontrolli, mis tähendab, et näiteks kui
Selleks, et näitajate lehel hakata näitajaid täitma, peab ikka sisulehel olema valitud valdkond, muidu näitajate lehele infot ei teki. Esimesele lehele, taotleja lehele, tuleb märkida juriidilise isiku nimi ja muud andmed genereeruvad ise äriregistri andmete põhjal. Et ise saate siia või lisada juurde kontaktisikuid ja taotlust näevad ja saavad parandada, redigeerida kõik kontaktisikud, kes siia lisatud. Ja kui on nüüd tegemist isikuga, kellel ei ole esindusõigust, aga tema on see, kes esitab taotluse, siis sellele lehele kontaktisiku kaardile tuleb lisada ka volitus. Iga lahtri juures on ka selline küsimärk. Kui sellele klikkate, siis avaneb selgitus, mida vastavasse lahtrisse kirjutada. Et ma soovitan kindlasti need küsimärgid, vastused või juhendid ka üle vaadata, et jällegi teie enda elu on lihtsam, et saab kohe õige info. Ja üks oluline asi on veel, et kui te niimoodi täidate neid lehekülgi, et siis kindlasti soovitame jooksvalt vajutada salvesta mustandi peale, sest kui te seda ei tee, siis võib info kaotsi minna, et ta ei ole väga pikalt aktiivne see lehekülg, et kui teil tuleb kas või lihtsalt mingi telefonikõne, siis läheb info kaotsi. Ja teine asi on see, et kui vajutada salvesta ja jätka, siis tekib automaatne kontroll. Ja kui eelnevalt salvestatud ei ole, aga mingi lahter on täitmata, siis läheb kogu info kaotsi. Kui kõik lahtrid on korrektselt täidetud, siis ei lähe midagi kaotsi, vaid te saate edasi liikuda. Aga teinekord võib jääda märkamata mingi lahter, mis on ka kohustuslik. Ja kui eelnevalt mustandina salvestatud seda lehte ei ole, siis läheb kogu töö kaotsi. Üldandmete lehel küsime infot siis projekti alguse lõpukuupäeva kohta ja sellel lehel tuleks esitada info ka sellisel juhul, kui te taotlete toetust mõnest teisest fondist. Ja kui teil ei ole veel taotlust esitatud, aga teil on plaan seda teha, siis me palume lisada info ka nende taotletavate toetuste kohta. Partnerite leht tuleb täita ainult sel juhul, kui on kaasatud partnerid, et konverentside taotlustel reeglina partnerid ei ole olnud, et sellisel juhul jääb see lihtsalt tühjaks, salvestate ja liigute edasi. 4. leht sisaldab sisuküsimusi ja see on see kõige mahukam taotluse osa, mis annabki ülevaate teie projekti eesmärkidest ja millised tegevused ja kuidas miks need selleks vajalikud on. Sisulehele järgneb näitajate lehekülg. Sellest ma räägiksin natuke pikemalt, et siin on tihtipeale nagu tekib arusaamatusi, mida me ikkagi täpselt tahame. Et kõige esimene plokk on siis selline ettevõtjate indikaatorid ja näitajad. See puudutab ainult siis tõesti ettevõtjad, kes äriseadustiku mõistes ettevõtjad nagu osaühingud, tulundusühingud, teised ülikoolid, riigiasutused, MTÜ-d, sihtasutused, nemad märgivad siin igale poole läbivalt nullid. Ettevõtjate puhul tuleks siis märkida siia 1 nii toetatav ettevõtja alla kui toetusega toetatavad ettevõtjad. Et siia hulka ei tule arvestada neid äriühinguid, kes teil on kaasatud partnerina, kes siis on kutsutud kas koha peale näiteks suveniire müüma, kui teil on selline koostöö kohalike ettevõtjatega või neid, kes pakuvad teil konverentsil toitlustust, et ka nemad ei lähe siia alla. Nad on nii-öelda koostööpartnerid. Kus veel vahepeal eksitakse on see, et me küsime keskmist väliskülastajate ööbimiste arvu ning küsime ka veedetud ööde arvu majutusettevõtetes. Keskmine on ikkagi siis keskmine, mis tuleb külastajate arvust ja päevade arvust, kui kaua konverents kestab, et sellise enam-vähem see tehe peaks andma siis tulemuse selleks veedetud ööde arvuks majutusettevõtetes. Et kui on osavõtjad, kes võib-olla ööbivad kuskil mujal kui majutusettevõtetes ehk ametlikes turismiettevõtetes, hotellides, siis see number võib olla ka natukene väiksem, aga enam-vähem peaks ikkagi suurusjärk lappima.
Ja siin on siis see koht, kus me küsime ka meediakajastuste tulemusi ja seda me kontrollime ka meediaplaaniga, et peaks kokku minema, et soovitan üle vaadata. Ja kuigi siin on võimalus lisada juurde näitajaid, siis palume seda mitte teha. Järgmine leht on tegevuste leht. Et tegevuste lehele tuleb lisada ainult üks tegevus. Jällegi, kuna siin on võimalus lisada rohkem tegevusi, siis tuleb lisada ainult üks projekti tegevused VTA. Samuti tuleb siia lisada siis projekti algus ja lõpptegevus. Kui ikkagi on kaasatud partner, sellisel juhul tuleb lisada siia ka teine tegevus. Ja selleks, et seda teha saaks, tuleks siia lisada lõppu kõigepealt taotleja nimi ja kui lisate teise tegevusele, siis teise tegevuse lisate lõppu partneri nime. Ja tegevuste lehel tuleks siis siia kirjelduse alla lisada ka siis need ajagraafiku järgsed tegevused, et kuna meil nüüd Exceli vormist on ära võetud ajagraafiku tabel, siis see on see koht, kus me ootame natuke täpsemat kirjeldust, millised on projekti tegevused, et projekt saaks kenasti ellu viidud. 7. leht on eelarveleht, aga seda saate hakata täitma siis, kui teil on see kohustuslik dokument eelarvefail valmis. Ja selle meie eelarvefaili lõpus on selline värviline tabel, kus te saategi andmed e-toetuskeskkonda lisamiseks. Näiteks kogu maksumus, mida me küsime e-toetuskeskkonnas, see tuleb siis sellisest tulbast, kus on kulud koos kus on abikõlblikud kulud ja käibemaks. Et kuna reeglina käibemaks ei ole abikõlblik, siis siia kogu maksumus alla läheb summa koos mitteabikõlbliku käibemaksuga. Abikõlbliku kulusumma saate siis projekti abikõlbliku kulusumma lahtrist ja teised lahtrid tegelikult täituvad ise juba. Et toetuse määrad vist peate ise kirjutama, mõnikord peate, mõnikord ei pea. See sõltub, ma ei tea millest. Et kui tekib küsimusi, võib ka minuga ühendust võtta, et vaatame koos üle, et kui seal tekib mingeid anomaaliaid. Et seda on ka ette tulnud. Ja juhin tähelepanu, et selle tabeli all on veel üks tabel, kuhu tuleb sisestada abikõlbliku kulusumma. Et see on koht, mis jääb sageli märkamata ja siis ta ei salvestu ja ei lase edasi liikuda järgmisele lehele. Ja eelarvelehele tulebki lisada siis eelarvevormifail, mis samuti hinnakalkulatsioonid ja hankekohustustest taotlejate puhul hankeplaan. Peale taotlusvooru tähtaega alustame siis tähtaegselt esitatud taotluste materjalide tehnilise kontrolliga. Taotluse menetlemise aeg kokku kestab 42 tööpäeva, mida arvestatakse siis taotlusvooru sulgemisest. Kui selgub, et taotluses on puudusi või on vajadus täiendava info järele, siis saadab konsultant teile kirja ja määrab tähtaja. Et kokku saame anda puudusteks kuni 10 tööpäeva. Et tavaliselt tehnilises kontrollis me anname kuskil 3 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks ja kui on sisulisi puudusi, et kui taotlus üle vaatanud, siis ettevõtluskonsultant ja ka turismiekspert, siis need eksperdi küsimused ja konsultandi küsimused me saadame korraga välja ja ka selleks jätame siis teatud arvu tööpäevades, näiteks siis 5–7 nende puuduste kõrvaldamiseks. Taotlusi hinnatakse turismivaldkonna hindamiskomisjoni koosolekul kõiki korraga ja kõik otsused tehakse siis ka korravaks teatavaks aprillis, kuskil aprilli keskpaigas või pigem isegi teisest poolest. Ja natukene ka siis sellest, et kui on toetus saanud positiivse otsuse ja tuleb hakata toetust ellu viima või projekti ellu viima, siis toetusest saamise otsuse järel või projekti alguskuupäevast, kui see on hilisem otsuse kuupäevast, tuleb konverentsi veebilehel ja ka sotsiaalmeedia kontodel
avaldada projekti vihjekirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa ning lisada ka siis kaasrahastatud Euroopa Liit logo. Logo peab olema avalehel nähtav koheselt, samas põhjalikum info võib olla kuskil alamlehel. Konverentsi ajal kohapeal peab olema nähtaval A3 suuruses plakat, selleks saate kasutada plakati generaatorit. Kui teil on välisturundusmaterjalid tehtavad toetuse rahadega, siis tuleb ka sinna lisada kindlasti see Go Finance by European Union logo, et seal peaks olema ingliskeelne logo. Ja kõnes avalikkusele tuleb kasutada nii suuliselt kui tekstis, kui võimalik, kaasrahastatud Euroopa Liit. Ka siin on nagu täpsemalt link mul pandud, kus te saate selle kohta infot ja kus saate logosid alla laadida. Ja kuna tegemist on kindlasummalise maksega, siis projekt tuleb ellu viia vastavalt taotlusele, et lubatud on muuta üksnes projekti abikõlblikkuse perioodil. Toetus makstakse välja kindlasummalise maksena, kui lõpparuanne kinnitatud. Kuludokumente, lepinguid, arveid, maksedokumente meil esitama ei pea. Küll aga, mis on kõige olulisem ja mida me kindlasti kontrollime põhjalikult, on see, et te peate tõendama ära, et konverentsist võttis siis osa väliskülastajaid nii palju kui lubatud. Või vähemalt miinimum peab olema täidetud. Ja need dokumendid, mida te esitama peate, need te esmalt märgite taotlusvormis ja need me paneme ka otsusesse, et nendest tuleb kinni pidada. Ja kui mingil põhjusel ei saavutata ikkagi seda delegaatide või väliskülastajate arvu minimaalses määras, siis kahjuks ei ole võimalik toetust välja maksta, et osalist toetuse väljamakset siin ei toimu. Et kas kõik või mitte midagi. Ja tahtsin veel välja tuua siis veel korra selle, et peate lisama 5–10 esinduslikku fotot, et fotodel on kindlad nõuded ja peab olema ka teil siis õigus neid fotosid veel esitada. Et kui te näiteks nüüd projekti eelarvesse kaasate fotograafi, siis lepingut sõlmides fotograafiga vaadake palun üle, et oleks teil kirjas ka ikkagi see õigus meile edasi anda neid fotosid. Lõpparuandes küsime infot ka muude tegevuste kohta, aga nendel ma praegu pikemalt ei peatuks. Et olulisem on nüüd siis veel ka hindamine, et mis ja kuidas see toimub ja selleks ma nüüd annan sõna Tatjanale. Aitäh! Nii nagu Marge juba mainis, siis kui te esitate taotluse ära, siis muidugi kõigepealt läbib see tehnilist kontrolli, et kas kõik vajalikud dokumendid on olemas, kas VTA-d jääk on piisav ja nii edasi. Ja kui sealt on siis tulnud positiivne vastus, siis suunatakse teie taotlus edasi sisu hindamisse. Ja sisu hindamist teevad siis peamiselt 2 inimest ja siis lõpufaasis veel ka hindamiskomisjoni liikmed ka veel eraldi. Ehk siis teie taotlus saab üle vaadatud ja tagasisidestatud päris mitme inimese poolt. Ja mida siis hindamisel vaadatakse? Et hindamisel on siis 3 põhikriteeriumit. Esimeseks on projekti mõju nii Eesti 2035 TAIE, aga ka turismi pika vaate ja ka meetme eesmärkide saavutamisele, kuhu alla kuulub muu hulgas ka näiteks mõju regionaalarengule, mõju hooajalisusele, väliskülastajate arv, ööbimiste arv ja nii edasi. Ja seal hulgas ka näiteks, kuidas on üles ehitatud programm, kui mitu päeva konverents toimub, ja kui palju siis või milliste meetmete ja tegevuste kaudu siis toetatakse kestlikkust. Lisaks sellele on kriteeriumiks ka taotleja organisatsioonile ja projekti meeskonna võimekus, kus siis eraldi vaadeldakse ja hinnatakse projekti meeskonda, selle liikmeid, nende varasemaid kogemusi, pädevusi ja kompetentse ning ka finantse. Ja seda siis eelkõige selleks, et olla kindel, et kui teie taotlus saab positiivse rahastusotsuse, et teil ka ja kuna toetus makstakse tagantjärgi, et tegelikult on teil ka võimekus see konverents lubatud kujul ellu viia.
et ei tekiks selles osas tõrkeid. Ja kolmandaks suuremaks kriteeriumiks on siis projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja ettevalmistuse kvaliteet, kuhu alla näiteks läheb ka riskide kaardistus ja nende maandamistegevused, aga ka üleüldine terviklik lähenemine. Marge, sa võid järgmist faili panna, slaidi ja need eelnevalt siis mainitud olid siis põhikriteeriumid ja iga kriteerium jaguneb omakorda alakriteeriumiks ja alakriteeriumid tegelikult omakorda jagunevad veel erinevateks punktideks. Ehk siis, kui siin eelnevalt oli välja toodud, et üks kriteerium näiteks annab 60% või 55% või 25%, ehk siis tegelikult see osakaal ja see tulemus kujuneb erinevate tegurite hindamise tulemusel. Ja kui vaadata siis alakriteeriumite lõikes, et mida siis hindajad vaatavad ja kontrollivad ja mille tulemusel siis ka lõplik punktide skoor kujuneb, siis alakriteerium näiteks 1.1, mille raames vaadatakse siis teie projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele, siis seal vaadatakse näiteks, kui mitmel välisturul te turundustegevusi teete, millised need turundus- ja kommunikatsioonitegevused on ja kas nad vastavad valitud sihtrühmale. Ja selleks on ka eraldi turundus- ja meedia plaan Exceli vormis ja lisaks te peate ka taotluse sisulehel ka ära kirjeldama, et miks te just need välisturud valisite, miks te just sellised turundustegevusi teete ja lisaks sellele, kui te seda Excel faili hiljem täitma hakkate, siis kindlasti vaadake ja tooge eraldi välja kõik erinevad turundus- ja kommunikatsioonitegevused. Ja eraldi osana on seal ka meedia osa, ehk siis kui teil on plaanis teha välismeedias, on see ajakirjandus, televisioon, raadio, võib-olla veel täiendavad erialane siis perioodika, et siis kindlasti ka seal välja tuua, et millised need meediakanalid on, kui palju siis meediakajastusi võiks sealt oodata või palju te planeerite ja mis on siis ulatus. Ja selle alusel siis hindajad saavad paremini aru sellest, et kuidas on siis turundustegevused planeeritud, kas selle kaudu on võimalik jõuda piisava arvu väliskülastajateni ja kas, ütleme, see on tehtud õigeaegselt ja piisava varuga, et need väliskülastajad ka päriselt Eestisse lõpuks ka jõuaksid. Täiendavalt siis vaadatakse ka seda, et kas on viidatud visitestonia.com veebilehele ja kas ja mil määral ja kuidas jagatakse siis infot sihtkoha Eesti erinevate turismivõimaluste kohta. Seda siis just, nagu ma eelnevalt juba mainisin, selleks, et soodustada nende väliskülastajate pikemat olemist Eestis ja seeläbi ka majanduslikku tulu kasvatamist. Lisaks vaadatakse, kui kaua teie konverents kestab ja kindlasti siinkohal tasub mõelda, et kui teil ei ole võimalik konverentsi kestust, põhikonverentsi kestust pikendada, siis tasub kindlasti mõelda pre- ja posttuuridele ja sealhulgas ka tegevustele, läbi mille te soodustate väliskülastajate jäämist Eestisse. Ehk nad ikkagi nendest pre- ja posttuuridest osa võtaksid ja seeläbi jääksid ka Eestisse kauemaks. Vaadatakse, millal konverents toimub, ehk siis kas see aitab vähendada hooajalisust ja erinevatel kuudel on ka erinev väärtus, et näiteks juulis toimuv konverents annab 0 punkti, aga kuna see toimumisaeg on üks osa suuremast alakriteeriumist, siis kindlasti see 0 ei tähenda automaatselt, et teie konverents ei saa toetust või piisavalt kõrgeid punkte, sest kui kõik teised punktid on väga hästi kaetud ja hinnatud kõrged, siis 1-0 või 1-1 kogu selle hindamise süsteemis väga palju teie tulemust ei mõjuta. Ehk siis, kui te näete, kindlasti soovitan valikumetoodika fail alla laadida ja alguses võib-olla ka näpuga järgi ajada, et millised tingimused ja kriteeriumid on seal kehtestatud, milliste olukordade eest milliseid punkte antakse ja kui te juba eos näete, et näiteks teie konverents toimub perioodil, mille eest on võimalik saada ainult 0 punkti või 1 punkt või teie konverentsi kestus ongi ainult 2 päeva,
ja seda ei ole võimalik siis pikendada, siis tasub tõesti mõelda, et kuidas ja kas on võimalik näiteks teisi hinnatavaid kriteeriume ja punkte ja teemasid nii-öelda tugevdada, et selle nii-öelda 1 või 2 punkti või teguri mõju oleks minimaalne. Lisaks sellele muidugi, nagu eelnevalt juba mainitud, Tallinnas toimuvatel konverentsidel peab osalema vähemalt 200 väliskülastajat ja väljaspool Tallinnat toimuvatel konverentsidel vähemalt 100 külastajat ja see on siis kas välisosalejate arv on ka see, mida siis vaadatakse. Aga täiendavalt siis, kui teie konverents toimub väljaspool Tallinna või Tartu linna ja selle lähiümbrust, siis ka seal on hindamisel väikeseid erisusi. Esimese suure kriteeriumi teine alakriteerium keskendub siis konverentsi sisutegevustele ja sihtrühmale, ehk siis kindlasti tooge põhjalikult välja, kes on need sihtrühmad teie konverentsil, kas need kindlasti ühed on siis delegaadid, aga delegaadid on ka erinevad, on need, kes näiteks peavad tegema mingeid ettekandeid ja on need, kes tulevad ainult kuulama. Ka nende puhul võivad ju nende ootused ja vajadused olla natukene erinevad või kui teil on näiteks keynote speakerid, keda te kutsute, siis jällegi nende külastaja teekond ja nende ootused ja vajadused võivad olla natuke teistsugused kui teie konverentsil lihtsalt osaleva poole pealt ja muidugi ka kaaslased. Kui konverentsi delegaadi kaaslased on ka eraldi sihtrühmaks, siis tasub tuua ka need eraldi välja ja määratleda siis ka nende ootused ja vajadused. Ja miks on siis vajalik? See on vajalik muuhulgas selleks, et paremini mõista ja hinnata teie poolt pakutavat konverentsiprogrammi, et kas see ja ka kogu seda konverentsi korraldust, et kas see korraldus vastab sihtrühmade ootustele, vajadustele või siis on kusagil näiteks miskit arusaamatu või nagu sellise kaheldava väärtusega, kas või näiteks ka turunduse kommunikatsiooni vaatest. Lisaks sellele teise kriteeriumi ühe alapunktina vaadatakse eraldi, et kuidas ja läbi milliste tegevuste te tagate ligipääsetavust, võrdseid võimalusi ja ka muidugi ei kahjusta oluliselt põhimõtte järgimist. Ehk siis me ei eelda sinna, et te kirjutate nagu absoluutselt kõike, mida te teete, aga see, mida te kirja panete, peab olema detailne, ehk siis liiga üldist infot palume vältida, ehk kui te ütlete, et tagame ligipääsetavust, siis tahaks teada, kuidas, läbi milliste tegevuste. Kui te ütlete, et see konverentsiruum või see konverentsi korralduskoht on juba ligipääsetav, siis mis muudab seda ligipääsetavaks? Ja ligipääsetavuse osas jällegi ärge mõelge ainult näiteks liikumispuudega külastajale, mida sageli tehakse, vaid mõelge ka sellele vaegnägijad, vaegkuuljad, kas ja kuidas nendele on nagu milliseid lahendusi neile pakute. Ja kui praegu on teada, et näiteks vaegkuuljate või vaegnägijate osas ei olegi väga palju lahendusi, siis see on ka täiesti sobilik, kui te lihtsalt konstateerite fakti ja kirjutate, et mida te nagu püüate teha, et nende nii-öelda ligipääsetavus ja osalemine oleks võrdväärne teistega. Täiendavalt siis kindlasti külastaja teekond, et kui teie külastajad tulevad erinevatelt turgudelt, siis kindlasti tasub eraldi mõelda ja analüüsida, et kas nende külastajate teekond on sama või eristuv. Kui eristuv, siis millest siis erinevus tuleneb ja kas sellest lähtuvalt peate teie ka konverentsi korraldajana mingeid täiendavaid tegevusi tegema. Kas siis pakkuma lisainfot või siis mõtlema läbi ka teistsuguseid transpordivahendeid ja sellega kaasnevaid riske. Ütleme, kui külastaja tuleb Lätist või Soomest, siis on kindlasti see teekond palju lühem. Sageli need külastajad on ka rohkem teadlikud Eestist ja selle võimaluste kohta, selle hulgas transpordi kohta, aga need, kes tulevad kaugemalt, ütleme isegi Ameerikast või kas või Lõuna-Euroopast, siis seal juba hakkavad mängima ka teised nüansid, nagu näiteks ümberistumine või siis, et mis kellast te saate üldse konverentsi ja muude tegevustega alustada ja nii edasi, et nemad tõenäoliselt vajavad ka rohkem infot. Ja muidugi ka riskid, et kui teie näiteks võtmeesineja plaanib saabuda samal päeva hommikul eelmine õhtu ja me kõik teame, mis praegu lennunduses toimub, ja tulevikus on kindlasti ka teised väljakutsed ka veel omakorda, et siis kindlasti tasub ka riskide analüüsimisel ja kaardistamisel ka korra mõelda läbi külastaja teekonnad. Ja külastaja teekondade puhul palume kindlasti
mitte ainult kirjutada seda, et mida teie teete või tulenevad külastaja teekonnast, vaid ka, et mida see külastaja oma teekonnal teeb, ehk siis külastaja teekond kirja panna ja sealt siis edasi juba, et mida teie teete selleks, et see külastaja teekond oleks mugav ja turvaline ja ta jõuaks ikkagi kohale. Ja registreerumise info kindlasti, kui on osalustasud, panna ka see info kirja, sealhulgas, kas osalustasud on ajas muutuvad, kas on mingeid erisusi, näiteks need, kes esitavad abstrakti, nendel on ühed tasud, need, kes osalevad lihtsalt kuulajatena, neil on teised tasud, et kõik sellised erisused, muutused, registreerumise tähtajad, et need ka kindlasti kirja panna, kui neid ei ole veel teie veebilehel avalik, kui need ei ole veebilehel avalikud. Kui nüüd taotluste hindamisel tekivad lisaküsimused või infost jääb väheks, siis nii nagu Marge mainis, siis me küsime seda infot juurde, aga lihtsalt me ei saa seda teha nii-öelda kogu aeg ja iga punkti kohta, et kindlasti mida rohkem infot te meile juba eos annate või siis annate meile konkreetsed lingid, kus seda infot on võimalik leida, näiteks teie konverentsi veebilehel mingi alamleht, siis kindlasti lisage ka need viited kenasti sinna taotlusse ja siis hindajad saavad minna ja üle kontrollida, et sel juhul on info ka olemas. Teine kriteerium, nagu ma ütlesin, on organisatsiooniline võimekus, sealhulgas projekti meeskond ja finantsid, et siin kindlasti rõhutan seda, et hindamisel peab tulema välja või teie taotlusest peab tulema välja esiteks, kes milliste tegevuste eest vastutab teie projektimeeskonnas või konverentsikorraldusmeeskonnas ja need CV-d, mida te lisate meeskonna liikmete kohta, siis sealt peab tulema välja selgelt ka selle inimese varasem kogemus ja pädevus selle konkreetse tegevuse vaatest. Ja kui CV-st see otseselt välja ei tule, siis seda te saate lisada sisulehe lõpus olevatesse väljadesse, kus palutakse teil ära kirjeldada meeskonna rollid, et kuidas neid on siis jaotatud, et sealt te saate ka lisainfot alati juurde tuua. Ja eriti oluline, kuna tegemist on meetmega, mille eesmärk on tuua väliskülastajaid ja teha ka välisturundust, siis siin on eriti oluline siis, et ka need inimesed, kes vastutavad rahvusvahelise kommunikatsiooni ja turundustegevuste eest, et nende infokirjeldusest või CV-st tuleks välja ka see varasem kogemus või miks te neid valisite just sellele tegevusalale. Ja muud on üsna, ma arvan, loogilised need punktid, aga jah, soovitus, palun võtke siis hindamismetoodika või valikumetoodika ette ja vaadake kõik need punktid üle, mis seal nagu on esitatud. Marge, palun järgmine slaid. Ja siin lihtsalt kokkuvõtteks veel, et mis on siis hästi oluline nii taotluse koostamisel, aga ka hiljem ka hindamise poole pealt ja mille põhjal siis ka tulemused kujunevad, on see, et esiteks, kus teie konverents toimub, jällegi, nagu ma eelnevalt ütlesin, Tallinn annab vähem punkte kui näiteks, ma ei tea, ütleme siis Haapsalu või Paide või Narva. Samas lisaks sellele ka, millal teie konverents toimub ehk kui palju ta panustab hooajalisuse vähendamisse, kui palju väliskülastajaid tuuakse, kuidas Eesti tuntus rahvusvahelisel turul kasvab läbi teie konverentsi ja ka turundustegevusi või seda infot, mida te enda veebilehel ja teistes oma kanalites jagate. Ja muidugi see, et milline on see külastaja teekond, kui mugavaks ta on tehtud, kui ladusaks ja kuidas on siis ka koha peal konverents korraldatud ja kas see nii-öelda vastab nende osalejatele vajadustele ja ootustele ehk võimaldab siis kasvatada nende rahulolu ja seeläbi siis kujundada Eestist kui konverentsi korraldusmaast positiivne kujund, õigemini toetada seda kuvandit, mis meil on, sest uuringud on näitanud, et tegelikult need, kes on Eestis konverentsil käinud, nad on andnud väga kõrgeid hinnanguid nii Eestile kui sihtkohale, kui ka korraldatavatele konverentsidele. Nii et kindlasti on ka teil siin päris suur võim siis neid veel omakorda mõjutada. Ja siin on ka mõned viited täiendavatele allikatele, mis võivad teile ka abiks olla, näiteks kas või ligipääsetavuse või võrdsete võimaluste tagamiseks, meetmete kavandamiseks ja muidugi ka Eesti konverentsi büroo lehel soovitan käia, sest seal on ka päris palju häid soovitusi, et mida ja kuidas saab teha, et konverents saaks siis edukalt korraldatud.
ja Marge, palun viimane slaid. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti pöörduge, küsige. Nii mina kui Marge oleme olemas selleks, et vastata küsimustele, on siis need seotud sisuteemadega, külastaja teekond või programm või kestlikkuse teemad või siis eelarve täitmine või siis mõne muu taotlusega seotud faili täitmine, et oleme selleks, et teid abistada.